Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse. Kaaludele 15–21 detsember. Ma olen teile, armsad kaalud, siia valmis pannud 7 kaarti. Ja vaatame, mida nendel kaartidel siis selle nädala kohta öelda on. No kui ma nüüd niimoodi üleüldiselt vaatan, siis on väga ilusad kaardid. Et esimene kaart on karikate 10 ja selle kaardi lühisõnum on see, et armastus on ainus, mida te elus vajate ja mõni inimene, kellega seda jagada. Siis 3. kaart on armastajate kaart, mis räägib ka paarisuhetest, armastusest, lähedastest. 4. kaart on õigluse kaart ja kuna kaalud on minu jaoks väga selline õigluse tähtkuju, kes nagu üritabki seda õiglust igas eluvaldkonnas saavutada, siis on minu meelest see täiesti õige kaart teile. Aga millised sõnumi siis need kaardid mulle selleks nädalaks räägivad? Räägivad seda, et nüüd aasta lõpus võib-olla oleks ka teil aeg tagasi vaadata nagu selle pilguga, et mis on läinud hästi ja mis on võib-olla mitte nii hästi läinud. Et võib-olla olete teinud mõne vea. Ma nagu näen siin pigem selliseid suhete kaarte, et oluline on see, et te pole kellelegi oma sõnadega ja õigluse tagaajamisega haiget teinud. Ja kui te olete näiteks eksinud kellegi vastu või tunnete ise, et oleks võinud teisiti minna, siis nüüd võib-olla oleks õige aeg kas seda olukorda parandada, inimestele, kelle vastu te olete eksinud, mõni kingitus teha või lihtsalt mõelda ja edaspidi paremini oma sõnu valida, sest mulle tundub nii, et see võib olla kellelegi haiget tehtud just lähedaste ringist, et võib-olla elukaaslasele, abikaasale, võib-olla olete oma vanematele seal halvasti öelnud või midagi muud teinud. Ja kui see peaks nii olema, siis on nüüd aeg vaadata tagasi, teha vigade parandus, sellega, mis läks väga hästi, tuleb kindlasti jätkata ja nautida seda nädalat, sest tegelikult on nädal energia täis armastust, et mulle tundub, et teil on väga tore perekond, teil on väga toredad sõbrad. Tundub ka see, et rahaasjadega on asjad korras, et teil on vast hea töökoht ja toredad töökaaslased. Ja mul ei olegi muud öelda, kui nautige oma nädalat, vaadake tagasi, tehke kokkuvõtteid, niikuinii me aasta lõpus siin hakkame kokkuvõtteid tegema. Ja kui teil on midagi seal võib-olla parandada, siis nüüd ongi see õige aeg selle parandamiseks, kingituste tegemiseks, ilusate sõnade ütlemiseks. Ja siis lähete jõuludele vastu juba palju helgemas meeleolus ja parema inimesena. Seega, kallid kaalud, kui teile minu lugemine meeldis, kui teile see sõnum meeldis, siis ärge olge kitsi. Pange ikka pöial üles, pange like ja võite ka kommenteerida. Kohtume järgmisel nädalal.